Aga kas islamistid tõesti üritavad Ameerikat üle võtta või oled sa lihtsalt veidi dramaatiline Meiraka? Tead mis? Miks sa ise mulle ei räägi? See on video Sneekos tohutult populaarsest striimerist, kes tõenäoliselt striimib ka sinu lastele. Allahu. Akmal! Ei! Käi persse! See on New Yorgis, ta on islamivabariik! Islam jõuab igasse majapidamisse! Inshallah, kogu maailm on moslemi usku! Tere tulemast Emadonni New Yorki! Siin on vastus. Ei, nad ei püüa Ameerikat üle võtta. Nad püüavad kogu maailma üle võtta. Näed seda linna? Näed, kuidas see välja näeb? Inshallah, sinu linn näeb ka täpselt selline välja. Ja uudis on see, et nii ei lähe. See ei võta võimu, sest me oleme haritud ja me astume vastu. Aga see pole ainus Sneeko, mu sõbrad. Vaatame seda toredat noort meest. Tahab kehtestada moslemi keelu. Ta tahab moslemeid keelustada. Ütle talle, et see pole sinu riik, kus keelde kehtestada. See on Allahi maa, nagu iga maa on Allahi maa. Ja siin on moslemid, kes on siin ja jäävad siia. Siin nagu Ameerikas, eks? Ja kui see sulle ei meeldi, siis ma soovitaksin tal kuhugi mujale minna, aga ma ei tea, kuhu ta minna saab. Kui ta läheb tagasi Euroopasse, siis Euroopas on palju moslemeid. Ma olen hiljuti seal käinud. Sa lähed Aafrikasse, sa lähed Lõuna-Ameerikasse, sa lähed Hiinasse, sa lähed Malaisiasse, sa lähed Jaapanisse, sa lähed Antarktikasse, igal pool on moslemeid. Jaapanis küll mitte, ära muretse. Nii et ma teeksin ettepaneku, kui ta tahab minna kuhugi, kus moslemeid pole, siis soovitan tal põrgusse minna. Ja tea, et meie prohvet sallallahu alaihi wa sallam on andnud meile rõõmu sõnumi, et see islami usk jõuab igasse majapidamisse. Iga majapidamisse. Prohvet sallallahu alaihi wa sallam ütles sahih hadiithis meile, et see umma on garanteeritud, et ta saab olema võidukas. Ja need, kes püüavad neist jagu saada, ei suuda seda. Olgu, siin see on. Sul on see tüüp olemas. Ja nüüd, kui sa hakkad mulle ütlema, Mira, aga see on ju mingi vana usumees. Aga see pole ju tavaline. Mis sellest kutist, kes on ülikoolis? Surm. Ei, 100% ükskõik kui palju armeesid minu vastu seisab. Ükskõik mis, Allah subhanahu wa ta'ala on sellest kõigest suurem. Ja ma jätkan sellel teel kuni surmani, sest ma tean, et Allah subhanahu wa ta'ala on mulle võitu lubanud. Allah alaihi wa sallam lubab meile. Täpselt nagu Jalud alaihi wa sallam, vaadake meie arve. Meil võib täna olla palju rohkem, peaaegu 2 miljardit, kuid meie jõud on väga nõrk. Ja me vaatame nende võigude poole, kes meid tegelikult ähvardavad ja me kardame neid. Meie ütleme, et neil on liiga palju relvi, neil on liiga palju jõudu. Ma ei saa midagi teha. Tahud alaihissalam ei öelnud seda. Need 300 sõdurid, kes olid koos Tahud alaihissalamiga Karunis, ei öelnud seda. Nad ütlesid, et võit on Allah subhanahu wa ta'ala kätes. Ja me teame, et me võidame. Ja kui me sureme, siis sureme õnnelikena, sest sureme Allah subhanahu wa ta'ala nimel. Ja kui me võidame, saame mõlemad asjad. Me saame Allahu rahulolu ja me võidame, oleme saavutanud võidu. Pole tähtis, kui lüüa me täna saame. Pole tähtis, kui meeleheitel me täna oleme. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam lubab ja ütleb, ثم تكون خلافة على منهج النبوة. Siis tuleb kalifaat prohvetliku eeskuju järgi. Ma tean, et me ei saa poolestki aru, millest ta räägib, sest ta kõlab nagu ta lämbuks ja oksendaks. Aga mida ta üritab öelda on, ärge muretsege, liituge Allahi armeega, sest neil on tõotatud, et me võidame. Mis sisuliselt tähendab, et saage islamistlikeks džihadistideks, jah? Ameerika ülikoolis, jah? Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam lubab seda. Küsimus on, kas sina oled nende seast, kes töötavad selle kehtestamise nimel? Või oled sa nagu need sõdurid, kes jõest jõid ja lahkusid? Või oled sa nagu need sõdurid, kes seisid Jaluti ees ja ütlesid, täna pole meil Jaluti ja tema väe vastu mingit jõudu. Meil pole mingit jõudu Jaluti vastu võidelda, vaata tema armee. Meil pole mingit jõudu. Meil pole mingit jõudu. Kas sa püsid sellel teel ja saad Allahi subhanahu wa ta'ala rahulalu ja tasu selles maailmas? Ja ka pärast surma. Okei, see on Illinoisi ülikoolis Chicagos. Muhammad lubas, et islami kalifaat rajatakse maa peale ja me võitleme ning sureme selle eesmärgi nimel.
jah, nii et Dan Paramavi on postitanud, et Trump ei peaks piirduma sünnijärgse kodakondsuse lõpetamisega. Ta peaks kodakondsuse andmise üldse lõpetama, välja arvatud juhul, kui inimese absoluutset lojaalsust Ameerika Ühendriikidele saab tõestada. See tüüp on sama ameerikalik kui mina olen Marshi ja ta peab end moslemi umma osaks ning Ameerika on vaenlane. Ometi on kellelgi nagu tema USA pass ja ta saab valida inimesi, kes otsustavad Ameerika tuleviku üle. See on enesetapjalik. Ei saa öelda, et ma sinuga ei nõustu, Dan. Ei saa öelda, et ma ei nõustu. Ja nüüd see imeline klipp Indianast. Indiana, eks? Te ju teate, et see on Ameerikas, eks? Khadi ben Waledi sõnad, see, mida ta kirjutas Pärsia kuningale, mida ta ütles? Ta ütleb, Allahi kõige armulisema, kõige halastavama nimel Khadi bin Walidilt Pärsia kuningale, võta islam omaks. Ja kui mitte, siis maksa džizjat. Ja kui mitte, siis toon ma sinu juurde rahva, kes armastab surma nii, nagu sina armastad elu. Wow. Sa saad aru sellest, kes armastavad surma nii, nagu sina armastad elu. Ma ei tea, kas ma suudaksin ise parema kirjelduse välja mõelda, isegi kui prooviksin. Et te teate, kui väga te armastate oma paleesid ja kogu oma uhket kraami. Jah, kogu see kraam, mida te armastate, neile meeldib see ka, aga mitte nii, nagu teile. Nemad armastavad surma rohkem, kui teie armastate elu. Ma mõtlen, sa ei saa selliste inimestega jamada. Ja nii ta räägiti planeedi kõige karmimate inimestega. See on tõesti märkimisväärne. Nii peame enda küsima, kui täna õpime prohveti sallallahu alaihi wasallam elu kohta, mis on eesmärk? Mis on eesmärk prohveti sallallahu alaihi wasallam elust õppimisel? Kas me oleme siin lihtsalt meelelahutuseks kuulamas, nagu see oleks mingi telesaade? Või oleme me siin selleks, et kuulata ja käia armastatu jälgedes, nagu öeldakse, ning käia armastatu sallallahu alaihi wasallam jälgedes visalt, isegi kõige raskemate tormide ajal. Sa saad aru, mida ta siin ütleb? Ma ei tea, kas sa märkad seda. Ta üritab inimestele öelda, et jah, sa pead armastama surma rohkem kui elu. Okei, seda ta üritabki sulle öelda. Nüüd, kui sa oled üks neist inimestest, kes mõtleb endamisi, et okei, seal on hulk neid hullumeelseid, kes neid asju räägivad, aga mis see tegelikult loeb? Sa pead aru saama, et nad tegelikult õnnestuvad selles. Ja kuidas nad seda teevad? Liitudes nende idiootlike vasakpoolsetega, kes on valmis neid võimule hääletama, sest nad lihtsalt armastavad vähemusi, kes tahavad alati ohvrit mängida. Sest loomulikult just seda nad teevadki. Nad teesklevad. Nad teesklevad, et see võimaldab usuvabadust, kuigi tegelikult on see vallutamise küsimus. Kuula, mida see tüüp ütleb. Ja vasakpoolsed ütlevad põhimõtteliselt, et tead, me tervitame sind, hoolimata sinu erinevusest või veidratest vaadetest või millest iganes. Aga loomulikult käib sellega kaasas kompromiss ja see kompromiss on järgmine. Muidugi on olemas grupp inimesi, kes on valmis meid poliitiliselt vastu võtma, et me saaksime neid kasutada võimu haaramiseks. Aga oota korraks. Me ei saa lihtsalt neid vastu võtta ja tänada selle eest, mida nad teevad. Nemad ootavad samuti, et sa võtaksid nad ja nende vaateid vastu. Ja me võime olla valmis poliitiliselt taluma, kuid moraalselt me seda ei saa. See ongi see, mille poole meie jani sõna otseses mõttes meie džihaad liigub. Kas sa kuulsid seda? Me võime neid poliitiliselt taluda, sest me vajame neid, aga moraalselt me ei saa neid taluda. Ja see ongi see, millest meie džihaad räägib. Sa tead, mida džihaad tähendab. Ja kui sa ei tea, siis jumala eest, otsi see Google'ist ülesse. Võitluses olemine. Kui me mõistame, et meilt ei nõuta mitte aktsepteerimist, vaid lihtsalt poliitilist sallivust. Ma arvan, et see on kompromiss, mis on islamis vastuvõetav. Me võime sallida kufrit sinu elus. Me ei saa seda moraalselt sallida. Nende kahe vahel on vahe. Sa saad sellest aru ilmselgelt. Poliitiliselt on see lakum diinukum waliyadiin. See on Mekka periood. Sa teed, mida teed, aga ära oota, et ma ütleksin, et millegi muu kui Allahi kummardamine on vastuvõetav. Sa võid kummardada kedagi teist peale Allahi. Ja see on sinu vabadus teha seda maades, kus me elame. Olgu, aga ära sunni mind ütlema, et ma arvan, et on lubatud kummardada kedagi teist peale Allahi. Neile, kes ei tea, on olemas 2 erinevat tüüpi koraane. On koraan, mis on mõeldud ajaks, kui islamistid ei ole võimul, kus räägitakse lihtsalt sellest, kuidas võimule saada. Ja siis on koraan selleks ajaks, kui nad on juba võimul, ning seal räägitakse sellest, kuidas käituda uskmatutega, tead küll. See ongi selline ideoloogia, mida järgida siis, kui sa püüad võimu haarata, aga pole veel sinna jõudnud. Sa aktsepteerid neid poliitiliselt muidugi. Sa ei aktsepteeri neid ideoloogiliselt ega moraalselt. Sa aktsepteerid neid ainult poliitiliselt, et neid ära kasutada. Nüüd ongi see küsimus, millega me praegu maadleme. Kui kaugele peaksime nii-öelda kompromissidega minema? Ja nagu sa tead, minu seisukoht on üsna selge. Me ei ole ei vasakul ega paremal. Me ei ole ei liberaalid ega konservatiivid. Meil on oma väärtused. Ja ma ütlen seda, sest islam ei ole religioon. See on poliitiline liikumine.
see ei ole vasakul, see ei ole paremal, see ei ole üleval, see ei ole all, see ei ole konservatiivne, see ei ole liberaalne. See on šariaadi seadus. ma ei arva, et on õige liituda ühe poolega teise vastu. Aga probleem on selles, et vähemalt Ameerikas, võib-olla Euroopas on see teisiti. Meil ei ole piisavalt kriitilist massi, et tõesti moodustada oma iseseisev partei. Nüüd poliitilises kontekstis tahame motiveerida juudi taustaga inimesi loobuma sionismist. Me peame neid motiveerima. See jõuab alati selle juurde tagasi, ma ei tea, kuidas nad seda teevad, nad lihtsalt suudavad alati juudid sellesse kaasata, sest nad kardavad neid. See ongi põhjus. Igatahes, ma ei tea, kas ma olen sind veenud. Kui ei ole, siis oled sa idioot. Kui olen, siis tubli. Palju õnne ja tere tulemast vastuseisule. Ja aitäh, et pöörasid sellele küsimusele tähelepanu.